Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastuvõetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim opositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerullipoliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Vikerraadio. Seekordne kuulamine ei saa olema paraku kergete killast, kuid rääkimata ei tohi me neid jutte samuti jätta. Seda näitavad ka mitmed viimasel ajal meediaruumis avaldatud materjalid. Tabasalu Pihlakodu juhtum oli taas esil ka lõppeval nädalal ja kannatanute lähedased käivad endiselt kohtuteed. Väidetavalt vähemalt 8 eaka naise vägistaja on jätkuvalt vabaduses. Üks ohvrite lähedastest on tantsuajaloolane Heili Einasto. Päevade saate kuulajale juba tuttav kõneleja, sest tänu talle oleme rääkinud varasemalt nii tantsu tervendavast mõjust kui ka sellest, kuidas Heili oma dementset ema hooldas. Seni, kuni lõpuks oli sunnitud oma jätkuvalt kalli, kuid kõnevõimetuks muutunud lähedase hooldekodusse paigutama. 2023. aasta lõpul, kõigest mõned päevad enne vägistamislaine avalikuks tulekut, kirjeldas Heili siinsamas raadioeetris oma tundeid ja väljendas emaga seotud muret. Seejärel lendas ta mõneks ajaks Ameerika Ühendriikidesse. Just sinna sai ta ka hooldekodust telefonikõne, mille vari on ajas vaid pikemaks veninud. Sest tema emast oli saanud üks eelpool mainitud hooldekodus tegutsenud vägistaja ohvriks langenud naistest. Järgnevate kuude sisse on mahtunud nii kohtusaaga algus kui ka Heili ema surm. Äsja naases Heili taas Ameerikast ja nüüd veel enne pööripäeva ootab tema perekonda ees matusetalitus. Nii pühendame meie alanud saate lõpuminutid Pilvi Einastole, kes 20. juunil saanuks 87-aastaseks.
Vikerraadiopäevade jätkub ja stuudios on Tallinna Ülikooli lektor, tantsuajaloolane Heili Einasto, tere! Tere! Me kohtusime enam-vähem samal teemal, millest me täna rääkima hakkame, ka aastal 2023. See oli novembrikuu ja tookord oli saate teema Alzheimer, dementsus ja see, kuidas moodi oma ema kodust ära viia, selleks, et tal oleks parem. Kui me läheme Heili tagasi sellesse 2023. aasta detsembrikuusse, kui me istusime siinsamas Päevade stuudios ja teie emast pilvist kõnelesime, siis mis on esimesed mõtted, mis tolle ajaga teile täna seostuvad, meenuvad? No kõike ju muutis see detsembri lõpp, kui ma siis sain teada, mis mu emaga siis oli seal hooldekodus juhtunud. Ja siis kui sa saad teada, et su ema on seal vägistatud, siis see muudab nagu kogu selle perspektiivi täiesti teiseks. Põhimõtteliselt ju miks üldse inimesed oma vanema või lähedase hooldekodusse panevad, on see, et lihtsalt inimene ei saa ju ise hakkama ja nendel ei ole ka võimalik sellist hoolt pakkuda. Ja ma olen siiamaani veendunud, et väga rasketel juhtudel ei ole väga hea, kui see lähedane muutub selliseks ainuhooldajaks. Ma praegugi tean ühte oma, ütleksin siis mingis mõttes kolleegi, kes hooldab oma Parkinsoni haiget ema, kes enam ei liigu ise, on voodihaige, keda tuleb seal kõiki hooldustoiminguid teha. Ma saan aru, kuidas see teda kurnab ja samas ma enam ei saa öelda inimesele, et võib-olla hooldekodu oleks parem variant. Mitte ainult see, et hooldekodud ei taha võtta. Nad ei taha tegelikult rasket hooldust vajavaid kliente ja eriti erahooldekodud, et loomulikult on ju kergem teenida, sest erahooldekodu on lõppude lõpuks loodud selleks, et ikkagi kasumit teenida, olgu see siis Pihlakodu või Südamekodu või ma ei tea, neid on kindlasti veel. Ja selge see, et selliste raskete patsientide pealt on seda kasumit palju raskem teenida, sest nad nõuavad palju rohkem tähelepanu, hoolt ja sinna ka siis seda sama raha, mis sinna läheb. Nii et ega raskeid hooldatavaid keegi ei taha ja kui sa siis mõne sellise koha leiad, millel on ka niisugune, ütleme, hea maine, sest on ju ka selliseid kohti, kust kuuled, et jätame praegu selle konkreetse juhtumi kõrvale, mille kohta sa kuuled, et ikkagi on nagu asjad halvasti, et ka see on üks probleem. Ja raha küsimus ka, et kuigi riik pani õla alla, siis hooldekodud on väga tublid kohe olnud seda ära kasutama sellega, et hinnad ka tõsteti. Ja võib-olla eriti nüüd selles valguses, mis seoses Pihlakoduga välja tuli, eks ole, et neid vanureid, keda siis oli vägistatud, oli pealtnägija and meil 8, mina teadsin 5, aga et 8, siis selle valguses on nagu hästi küüniline lugeda, kui pärast seda hooldekodu reformi või kuskil seal oli, et Pihlakodu omanike siis või juhatuse ringkonnas oligi selline arvamus, et aga ega hooldekodu teenus ei peagi odav olema. Ja aga vägistamine ei peaks kuuluma selle teenuse pakkumise juurde. ei peaks olema, et hooldekodu saab kasutada, nagu ütles üks jurist, et seda ei saa ju, antud juhul kasutati neid naisi seksorjadena. Ma arvan, et see mõte on nagu tegelikult väga hirmutav ja mitte ainult minule tagantjärgi vaadates, vaid ka nii-öelda ettepoole vaadates ja selle tõttu ma saan täiesti aru, et kõik see, mis ajakirjandus on ka välja tulnud, mis mullegi on sageli olnud uudiseks, ega ma siis ka kõiki asju ei tea, siis ma saan täiesti aru sellest avalikkuse meelepahast ja hirmust. Et see on ju tegelikult hirmutav, et kui selles osas saab veel olla mingisuguseid kahtlusi, et see on väga tõsine kuritegu ja ei kuidagi, et seda ei peaks kuidagi kompenseerima. Heili, kui me räägime teie emast pilvist ja sellest õõvastavast juhtumist, mis endiselt kohtusaalis lahti on, sest süüdi ei ole kedagi mõistetud, otsust ei ole veel tehtud, ei ühes ega teises suunas, kõik jätkub, aga kuidas teie teada saite?
no mulle andis teada Pihlakodu juhataja. Telefoni teel kutsus välja? Kuna ma olin Ameerikas, jah, ta helistas mulle, siis ma saatsin ta sõnumi, et ma olen ära ja siis me rääkisime läbi videokanaliga, et siis ta mulle rääkis selle kõik ära. Siis võttis minuga ühendust uurija, ma ütlesin ka, et ma tulen tagasi jaanuari keskel ja siis me leppisime aja kokku, nii et ma siis, ma mäletan, see oli 18. jaanuar või eelmisel aastal, kui ma siis läksin nii-öelda tunnistusi andma, nii et ma rääkisin, ma arvan, et kas 2 või 3 tundi ma rääkisin uurijaga. Kas te mäletate, milliste sõnadega teile täpselt kirjeldati, mis juhtunud oli, mida öeldi teile? Mõnikord niisugused telefonikõned või videokõned jäävad väga mällu. Jutt algas sellest, et esimene hetk, et ikkagi emaga praegusel hetkel on kõik korras ja siis oli nagu see, et sellest seksuaalse ahistamise juhtumist, mis tegelikult ka Pihlakodu infokirjast oli seal, ma arvan, et vist kas läbi käinud seal detsembris, mul ei ole seda alles enam. Ja siis rääkis nagu samm-sammult, kuidas mu ema nimi välja tuli, et tegelikult see vägistaja ise andis siis osa nimesid üles ja siis, et minu ema nimi oli ka nende üles antud nimede sees. Sedasi siis see jutt nagu oli. Kui te tagasi mõtlete, siis kas ema käitumises oli mingeid muudatusi juba varem täheldanud? Millal see kõik alguse oli saanud? No jällegi häda on ju selles, et kui minu ema juba läks hooldekodusse, siis ta sisuliselt ei rääkinud. Ehk teisiti öeldes ennast ta sõnaliselt üldse väljendada ei oleks nii ehk naa suutnud. Sellepärast küsingi, et kas te ise märkasite mingeid märke? Ei, niimoodi ei märganud. Ma ütleksin nii, et kui ta läks sinna, oli ta siiski kontaktsem minuga, ta käis ka, me käisime toast siis või koridorist sellest osakonnast väljas jalutamas seal samas ja ta isegi seal, ma mäletan, et mängis palli seal natukene seal, kui hooldajad seal tegid, aga ma arvan, et see märk, mis oli nagu mille puhul ma saan öelda, et muudatuses ei olnud selles, kuidas ta minuga suhtles või niimoodi, vaid ema läks siis, mis see oli, 21. juuni või? Ja detsembris, see on mul kirjas, kui hooldajad mulle helistasid, et et ema enam ei maga ja et tahaks saada nagu, et mida teha, et see ravimidoos, mis tal nagu oli või see, et nagu ei toimi ja ma andsin sinna ka toidulisandeid ja mis nagu kui ta kodus oli, mida ma ise kasutasin. Ja siis veel helistas mulle üks hooldaja ja nagu ütles, et ikkagi raviplaani peaks tegema ilmselt mingi muutuse. Tõesti, et ta nagu õhtul ei jää magama, ta käib, mitte ainult, et ta ei jää magama, ta on rahutu, ta käib mööda koridori, lõgistab ukse linkidega. Ja siis me siis otsisime neid, ma palusin oma selle perearstiga, siis neuroloogiga, kellega ma ema asjus olin konsulteerinud ja neid signaale tuli ka hiljem, et ikkagi see ravimidoos miski ei sobi ja seal mingi asi üldse ei sobinud. Siis pärast, see oli juba suhteliselt lõpupoole, kui üks hooldaja rääkis mulle, et ta õhtuti karjub. Et kui läheb pimedaks minema või läheb pimedaks, siis ta hakkab karjuma ja nagu mitte lihtsalt ei karju, ma ka täpselt ei tea, kuidas, aga ta ütles, et ta karjub tunde kõva häälega. Selle peale ma just mõtlesingi, et kui inimesed räägivad, et dementsel inimesel endal ei ole raske ja ta ei saa ise aru, mis temaga juhtub. Mina võiksin öelda, et ma mäletan juba seda, kui ema oli kodus ja kui ta tegelikult oli depressioonis, sest ta tundis, et ta ei saa kõigega hakkama, ta sai aru, et ta ei saa kõigest aru, ta kogu aeg rääkis, et ta tahab ära minna, et ta ära siis sinna teise ilma. Ma mäletan, kuidas ta rääkis, kuidas ta, ühesõnaga, kas kuidagi ei saa ja ma oletan, et siis ka see sama tunne võis olla seal. Ma ei saa kindlalt öelda ju, et see oli just seotud selle asjaoluga. Kui see välja tuli, siis ma ühe hooldaja käest küsin, mis te arvate, kas see karjumine võib olla sellest, tema ei usu väga, aga ma ei tea, ma lihtsalt võin öelda seda, et detsembris oli nagu see, et ta läheb rahutuks, lõgistab ustega, mingil hetkel ka seal on mingid karjumised, vaevalt, et seda keegi, see võis olla ka lihtsalt haiguse ägenemine, aga kas see nüüd sellest oli, ma ei tea. Ja ma arvan, et keegi ei saa öelda nii või naa, aga välistatud ei ole. No teid on peres 3 last, teil on 2 venda, teil on
isa endiselt ja olemas, kuidas teie perena seda kõike olete kogenud? mina esiteks ei rääkinud neile, ma ei rääkinud seda, siis ma mõtlesin, et kas te ei tahtnud või ei tihanud? ei, ma ei tahtnud ja ma ei tahtnud sellepärast, et ma kartsin, et siis hakkab tõusma küsimus, et kas me peaksime ta sinna edasi jätma ja nii edasi, korra isa oli juba tõstatanud selle küsimuse, pigem finantsilisest poolest arutelu, tagantjärgi mõtled, et võib-olla oleks pidanud teise koha otsima, aga seal on ka see, nüüd oli see asi välja tulnud, vaevalt, et ühes kohas nüüd mitu vägistajat on ja see dementsusega inimese liigutamine on nagu väga raske tema seisus, sest isegi toa vahetamine, et seal pärast, ütleme seal paar kuud enne surma ta viidi teise tuppa üle ja üks hooldaja arvas ka, et see ei olnud tegelikult päris hea mõte. See tundub nagu nii väike asi ja ma täiesti saan aru, miks võib-olla hooldekodu selle otsuse tegi seal, mulle selgitati miks ja ma ütlesin, et ega vist tõesti vahet ei ole. Ja siis varsti peale seda ema jäi voodihaigeks, aga lihtsalt, et ma tean, mida tähendab nagu igasugune koha muutus. Ja siis ma mõtlesin, et ma ei hakka ja ma ei jõua sellel teemal vaielda, et mina olen kogu aeg, ütleme, otsustasin selle koha üle. Ma rääkisin tegelikult alles enne, kui ilmus nüüd uus lugu Ekspressis ja siis Pealtnägija lugu tuli. Aprillis. Et siis teise kannatanud tütar tegelikult kontakteerus minu vennaga, Tartu vennaga. Ma ei tea, mida nad rääkisid, aga siis tema nagu saatis mulle selle edasi, siis mina suhtlesin selle teise kannatanud tütriga. Nüüd mina nagu olen rohkem. Ja siis ma rääkisin vennale ja siis ma mainisin ka isal. Veidi enam kui aasta hiljem said teada teie vend ja teie isa, mis teie teadmises oli olnud juba detsembris, mis teie emaga oli juhtunud aastal 2023. Ja isaga ma ei ole seda arutanud ja ega väga vendadega ka mitte, et lihtsalt seoses sellega, et meid nüüd antud küsimuse siis koos selle teise kannatanu perega, meil on üks ja sama advokaat, et siis lihtsalt sellised juriidilised küsimused ja sellega seoses olen nendega nõu pidanud, aga mina nagu esindan meid ja siis kas või see sama asi, et pärimistunnistus tuli võtta, et saaks igasugused need õigused ja kohustused, mis temal on, et kohustusi ei ole, aga õigused, meie oleme need pärijad siis. Siin tuleb täpsustusena öelda, et teie ema Pilvi suri selle kõige keskel. Millal ta lahkus? Täna on meil 9, jah. Nii et eile varahommikul saab täpselt aasta. Tegelikult mulle uurija ütles, kui me seal vestlesime, et see on nagu võib kaua minna. Mis oli üllatav, kui minuga võttis ühendust advokaat, siis riigi poolt määratud, eks ole, kannatanute esindaja. Ja ma olin nagu üllatunud, et tema ei teadnud, et mu ema on surnud. Et põhimõtteliselt oleks tal võimalik olnud seda juba kontrollida, aga ta ütles, et ta tahab rääkida. Ja ma ütlesin, et rääkida ei ole sinna midagi, ema on surnud ja et ma nagu ei tea, et mul oleks midagi otseselt sellele lisada, mis ma uurijale olin rääkinud. Sellega advokaadi suhtlus minuga üldse lõppes. Ta ütles, et siis mul ei ole teiega midagi pisike kirjavahetus ja et enne kohtuistungite algust tõenäoliselt minuga võetakse ühendust ja tegelikult ei võtnud keegi ühendust. Prokurör küll ütles, et ta oli helistanud mulle paar korda ja väga võimalik, et oligi. Ja selles ma nagu ei kahtle, aga ma tundmatutelt numbritelt sageli ei võta vastu, et inimene saadab siis, kui tal on kindlasti vaja, siis ta saadab ju sõnumi ja ütleb, et ma olen see ja mul on sellises asjas vaja rääkida. Ja selles suhtes ta küll vabandas, et ta nagu läks kiireks ja nii-öelda unustas siis ütlemata, et need kohtuistungid algavad. Aga et riigipoolne advokaat, et nüüd ma olen aru saanud, mida kõike ta oleks pidanud meile ütlema, aga alates seal, mida see esindamine üldse tähendab ja kõik võimalikud kahjunõuded ja nii edasi. Aga nii ta siis on. Et ma küll saan aru, et ta siis Kadisitska on küll esitatud advokatuuri aukohtusse, aga minu jaoks ei ole see nagu on või ei ole, see ei muuda mitte midagi.
mida te tahaksite, et juhtuks, mida te tahate lõpptulemusena näha, mis on teie jaoks lõpptulemus? No esimene asi on see, et ma tahaksin, et kurjategija saaks ikkagi karistuse ja tegelikult väga selgelt seda, et ta läheks trellide taha. Praegusel hetkel jalutab ta ringi, töötab. Samal alal edasi? Ma ei tea, kas ta töötab samal alal ja ma ka 100% ei tea, kus ta töötab, aga ma tean, et ta igal juhul on vabaduses. Mitte nii, nagu keegi seal väitis, et prokuratuur nõudis, et ta oleks eeluurimise ajal kinni, et ma sain veel meie advokaadilt just nimelt kinnitus, et prokuratuur ei ole isegi tema vangistamist nõudnud eeluurimise ajaks, et aga sisuliselt tähendab see seda ju, et ta võib pakkuda oma abi mida iganes eraviisiliselt ja ei ole keegi tema eest või ükski vanem proua tema eest siis kaitstud tegelikult. Sisuliselt on ju see. Ma arvan, et selline inimene ei peaks nii vabalt ringi kõndima, lihtsalt sellepärast, et ta on reaalselt ohtlik ikkagi. Kui nagu küsida, siis tegelikult Pihlakodu kui institutsioon ei ole, kuidas ma ütleksin, ei ole üldse nagu huvi tundnud, kuidas meil, kes me selles asjas kaudsed kannatajad oleme, on läinud, ei ole midagi pakkunud. Ma ei tahaks tõsta seda ainult rahaliseks küsimuseks. Küsimus ei ole isegi selles, aga et näidata oma head tahet. Ma mäletan, kui mul tuli arve pärast seda, kui ma lihtsalt teada sain, siis ma ise mõtlesin, et tol aastal detsembris? No jaanuari arve tuli ja siis ma mõtlesin, kui me nüüd nagu kui see oleks minu teha olnud, siis ma oleks öelnud kohe, et teate, nüüd selline jama on olnud ja me oleme selles süüdi, et me ei kirjuta teile enam arveid. Et me hooldame teie ema, kuni ta siin on meie juures, hooldame tasuta, sest me oleme sellise jamaga hakkama saanud. Teine võimalus oleks ka öelnud, et me ei tea, kaua see kestis, aga et ütleme siin, me maksame näiteks teile selle hooldusraha tagasi. Lihtsalt, et see nagu näiteks meiepoolset head tahet. Ja see oleks tähendanud ka süüdi tunnistamist ju. Paratamatult, ma mõtlen lihtsalt seda, kunagi üks inimene mulle väga kenasti ütles, et juht vastutab alati selle eest, mis tema asutuses toimub ja antud juhul ei ole mitte ainult konkreetse hooldekodu juht, vaid ka see omanike ring, sest nemad otsustavad ju veel rohkem, teine see nii-öelda direktor on ikkagi nii-öelda palgatöötaja vaheaste ja tema ei saa selliseid otsuseid ju langetada. Teiseks, konkreetselt me võime ka öelda, et kui see inimene ei oleks seal töötanud, siis ei oleks seda juhtunud. Siin on nagu sellised asju, et ma võin lihtsalt öelda seda, kui koeramaailmas, kes on tegelenud tõukoerte maailmas natuke niimoodi ja ega keegi ei taha aretada, ütleme, haiget koera. Aga see võib juhtuda, et mõni sinu kasvandik ei vasta nendele nõuetele, millega näiteks inimene, kes ostis sult aretuskoera, ei saa enam minna. Siis tavaliselt on mingi hea tahe näidata. Erinevates riikides väga erinevad praktikad, seal võib olla see, et annan sulle järgmise kutsika tasuta, midagi muud sellist, ühesõnaga. See ei ole minu süü, et see nii juhtus. Aga ma võtan vastutuse, ma näitan oma head tahet. Ja võt see on nagu see, mida ma oleks oodanud siis Pihlakodult, et sa näitad oma head tahet ja sa pöördud mitte nii, et ma pean hakkama mingit tsiviilkohtusse. Nii kui ma kuulasin seda Riigikogu infotundi, kus Liisa Pakosta vastas ja kõik see jutt, mida ma kogu aeg kuulen, et ja neil on ju siiamaani õigus tsiviilkohtusse minna. Kallid inimesed, kas te olete vaadanud, mida see tähendab rahaliselt? Ma pean maksma riigilõivu, ma pean maksma selle kompensatsiooni, mida ma sellisel juhul siis eeldan, et mulle makstakse võib-olla selle mingi protsendi. See ei ole väike raha. Ja siis see asi venib elast, ma pean võtma advokaadi, eks ole, ega ma ise ennast ei suuda nii hästi, ma ei tunne neid seadusega kõige. Kas keegi on vaadanud, mis advokaatid? Jaa, ma saan aru, et riigi poolt makstud advokaadile makstakse selline peenraha, eks ju. Selle tõttu ta jättiski oma töö tegemata, ma oletan. Aga et advokaatide tunni hinnad, seda saavad endale lubada rikkad inimesed. Et kõik see on nagu niisugune, tehke, minge. Sest seda teatakse, et see on kallis, tülikas, keeruline.
ma ei hakka ütlema, mida mu ameeriklastest tuttavad selle peale ütlesid, seal kõik on nemad ütlesid, et et siin on näha, et riik seisab ainult ettevõtjate eest ja et nende jaoks selline suhtumine, mis siit on välja tulnud, on täiesti ennekuulmatu, et täiesti võimatu, et kuidas niimoodi, et hooldekodu üldse nagu ei vastutaks. Ja riik leiab, et see on normaalne. Riik on selja keeranud teile? Kahjuks jah. Ma tundsin just, kui ma uurijaga rääksin, siis ma tundsin, et uurija on minu poolt. Me mõlemad, ma ütlesin, et see, kui vägistamise ohvriks on inimesed, kes ei saa enda eest üldse seista. Nad ei ole suutelised ennast väljendama või kui nad ka midagi väljendaksid, siis neid väga selgelt tõsiselt ei võetaks. Ja arvatakse, et luulu. Selge, et see oli teadlik valik ja see ei olnud, meil kiputakse ikkagi nägema seksuaalkuritegudes liiga palju, nii-öelda, kuidas me nimetaksime, iha kuritegu. Aga tegelikkuses on see võimukuritegu. Ehk teisiti öeldes, ma teen seda sellepärast, et ma saan seda endal lubada. Ja see on üks võimalus oma võimu kehtestada, oma ülemvõimu kehtestada. Ja minu jaoks on selline asi täiesti lubamatu. Tuleme tagasi taas selle juurde, kuidas teie ennast tunnete ja mida see on teie perele tähendanud. Kui see saladus on püsinud üle ema matuste, üle ema surma, see, et ei rääkinud emaga juhtunust vendadele, oma isale, see tähendab seda, et ka pere on kildudeks olnud. Kuidas te jaksanud olete? Ega ma ei tea, ega me ju jaksamine seisneb sellest, ega sa ju ei istu ja ei mõtle sellele, et tegeledki muude asjadega ja üritadki, isegi kui vahest mõtled, üritad nagu selle eemale tõrjuda. Et see on nagu asi, mida sa muuta ei saa. Jällegi, pere on siin üks osa. Siin on nii palju asju, mille puhul sa tunned ennast nagu süüdi ja sa saad aru, et sa peadki sa pead sellega elama ja et seda sa ei saa muuta, siin ei ole midagi sellist, mida sa muuta saad. Aga see sama kuritegu, et ma jällegi tahaks öelda, et kõige kurvem asja juures on ju see, et esiteks oli neid kannatanuid rohkem kui ainult minu ema. Teisteski peredes kindlasti on see olnud šokeeriv. Peale selle ma tean, et täiesti kindlalt oli vähemalt osale hooldekodu töötajatest väga suur ehmatus ja jällegi ma ei oska öelda, kas neist nüüd keegi, kuidas ennast süüdi tunneb või mitte süüdi tunneb, aga see kindlasti heidab halba varju väga korralikele ja headele hooldajatele. Ma tean, et hooldekodu juhataja tunneb ennast väga süüdi ja ta on olnud pikalt haiguslehel. Tema jaoks oli see kindlasti halb. Ma ei tea, kuidas tunnevad ennast omanikud. Nende poolset seda suhet ma nagu ei tea. Ja see on jällegi nagu väga kurb, et kannatavad paljud need inimesed, kes võib-olla ei peaks nii palju kannatama. See päev, kui meie vestluseetris on 14. juuni ja see on päev, millega on seostatud ka ütelust, aga miks te politseid ei kutsunud? Ma tean, et seal siiski ju politsei kutsuti ja politsei tegi oma tööd, kui hästi ta tegi, seda ma ei oska praegu kommenteerida. Mina kohtus ei ole käinud, on käinud teise kannatanu pere, aga kohtuistungid on kinnised. Kuna ma olen tunnistaja, siis nad kohus ei tahaks mind seal väga näha, et esimene kord öeldi, et kuigi omaksed võivad olla, siis tunnistajad jälle mitte. Ja ausalt öeldes ega jällegi aega ka ei ole, muu elu on ju ka. Nii ta on. Kas te tunnete, et te olete kuidagi moodi kellelegi võlgu ja ma ei pea raha silmas? Süütundele te viitasite ja sellele, et kõigega ei saa kursis olla niisamuti. Eks ikkagi emale, et siin on nii palju asju, mille puhul sa mõtled, mitte ainult selle konkreetse asjaga seoses, aga üldse tema haigusega seoses, et tagantjärgi saad aru, kus sul on olnud võimalus olla parem ja
inimlikum ja see ei oleks maksnud eriti suurt pingutust, aga see pingutus jäi tegemata ja vot see nagu on nagu see, mille peale ma tahaksin öelda kõikidele inimestele, et kui teil on võimalik, te näete midagi, ükskõik, te näete midagi, kus te saate aidata inimene üle tee. Öelda, ma ei tea, tere, küsida, kuidas näete, et kellelgi on midagi viga. Ma arvan, et ei oodata kosmosest, et me hüppaksime üle oma varju. Aga ma arvan, et kosmos võib oodata, et me selle liigutuse teeksime. Ja võt see, kui me seda ei tee, sageli me ei tee seda mitte sellepärast, et meil on praegu kiire ja ma ei tea, meil on veel midagi, vaid see on natuke ebamugav. Ja võt selle ma tahaksin nagu öelda, et tegelikult te tunnete ennast paremini, kui te selle hea liigutuse teete ära. Ja see ei ole üldse suur asi sageli. Vahest on see väike, siis on täiesti jõukohane. See on imepisikene. Aga et ta sunnib ennast nagu ületama mingit sellist väikest mugavuse piiri. Ja võt, et ületage see. Võib-olla selline näide, mis tundub hästi naljakas ja või isegi mitte naljakas, aga et ema oleks väga sageli, kui ta siis, ütleme seal veel tervem oli ja vaatas televiisorit, et oleks tegelikult tahtnud, et me vaataksime seda koos. Aga mina tegelesin oma asjadega, oma arvutiga, mis iganes. Tänapäeval väga tuntud teema, eks ole, me kõik vahime igaüks oma telefoni. Ja ma olen tagantjärgi, ma oleks võinud selle pagana oma läpaka kaasa võtta, istuda seal temaga koos, vahest vaadata, kusjuures need saated olid täiesti niisugust, mida ma oleks hea meelega isegi ka võib-olla kõrvalt vaadanud. Ja me oleksime olnud koos, oleksime olnud raske. Ei oleks. Aga mis iganes põhjusel mulle oli nagu mugavam seal oma ette istuda ja oma arvutis oma asja teha. Et see on näiteks üks näide selline, kus ei oleks olnud minu jaoks suur pingutus, aga talle oleks see tähendanud päris palju. Ja selliseid momente ikkagi oli rohkem kui et mitmel puhul ma tagantjärgi jällegi, see tagantjärgi tarkus. Aga nii ta on. Kas miski on, mis toob lohutust ka teile? Ma ei oska seda niimoodi öelda. Aga ma arvan, et mu ema on mulle andeks andnud. Ma ise ei ole endale andeks andnud, aga tema on. Kuidas ise endale andeks saab anda? Ma ei tea. Võib-olla sellega, et hakkad märkama neid võimalusi, kus sa saad ise olla abiks ja midagi teha ja midagi anda tagasi ja midagi anda inimestele, kes seda vajavad. Kas lootus on alles? Natuke ikka on. Aga kui me selle saate lõpuks mõtleks tagasi korraks teie emale pilvile läbi ühe väga elusa ja värvika hetke või loo, siis mida te jagada tahaksite? Mul tuleb meelde üks juhtum. Ma arvan, see oli aastal 2003, kui me läksime minu Tartus oleva venna juurde siis jõule tähistama. Ja miks see mul just meeles on? Sest me olime kõik minu venna, siis lapsed olid seal ja me kõik mõlemad vennad oma siis lastega ja mina ja ema olime seal ja see oli nagu selline hästi tore juhtum selles mõttes, et me tegime ka ikka niimoodi, lugesime seal luuletusi ja mida iganes,
kinkide lunastamine, aga see kõik, ma mäletan veel ema seal, ta muidu ei olnud alati niisugune väga lustakas, aga siis ta oli kuidagi nii hoos, laulis, tegi tantsusamme, kõik niimoodi, nii et nagu tuleb, mul on üks mälupilt just, kus ta kuskil seal seisab niisuguses naeruses olekus ja tantsusammuga. Et temas ma nägin pikalt koos ja siis ikkagi ema rollis ja ta vahest oli üsna, kuidas ma ütleksin, ta kasvatas mind kuni lõpuni ja samas muretses muidugi, aga temas oli ka niisugust lusti ja sära, mida võib-olla jällegi lastena sa näed nagu vähem. Aga jah, ma mõtlen, mõni teine juhtum on, ma mäletan aastal 80, kui kõik olid ära, mina käisin aiandis tööl rohimas, ema oli raamatupidajana ka tööl, aga võt see oli olümpiasuvi ja siis oli palju igasuguseid suveteatrit ja kõike, me käisime hästi palju koos. Ja ma mäletan, kui tore see oli, kuidas me käisime siis teatrietendustel ja vahest tulime veel jala koju linnast Mustamäele, kui seal mingi transport ei käinud või midagi edasi. Ja me mõlemad mäletasime seda suve ja rääkisime palju veel tagasi niimoodi sellest. Muidugi neid hetki on palju hästi-hästi toredaid ja aga just seda niisugust tema niisugust naeru ja nalja ja tantsurõõmu, ma nii väga palju ei näinud, aga need jõulud 2003 on mul küll hästi nagu meeles. Kas sellepärast on saanud teist tantsu ajaloolane, et emale tants nii jala küljes või jala sees oli? Ma ei tea, tegelikult ema ooperist vist isegi armastas rohkem kui balletti pärast. Pärast jällegi, kui ta oli haige, ma vist eelmine kord, kas ta rääkisin, kuidas see tantsu huvi nagu ilmselt selle tõttu, et ta ei pidanud enam seda teksti jälgima, et siis see talle nagu väga meeldis. Aga jah, miks just mulle hakkas tants rääkima? Kes seda oskab öelda? Aga tantsu huvi on olnud ja muusikaarmastus on olnud nagu meie peres nii mõlemal pool. Heili Einasto, suur tänu tulemast ja kõnelemast ja emapilvid meenutamast. Aitäh! Selline sai seekordne päevatee. Saate tegid Villem Roodalu ja Piret Kooli. Kuulmiseni! Päevatee.